tänase jutluse mõtete aluseks ongi tänane evangeelium, mida kuulsime. Aga kordan sellest evangeeliumist veel 16. ja 17. salmi Johannese evangeeliumi 13. peatükist, kus Jeesus ütleb: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui tema isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Aamen. Tänane pühapäev kinnitab meile, et meie oleme Jeesuse saadikud.
Vahel arvatakse seda, et vaimulikud on kuidagi sellises rollis, et peaksid kõikide eest kõik palved ära paluma ja kõikide asemel kõik pühad sõnad ära ütlema. Aga tegelikult meid kõiki on kutsutud Jumala poole palvetama ja Kristust kuulutama. Ja sellest, kuidas kirik elab, sõltubki või sellest, kui ustavalt meie seda Jumala saadiku, Kristuse saadiku ülesannet oma elus täidame. Sellest sõltub kiriku olukord ja kiriku tulevik. Sellepärast, et Jumala saadikuks, Kristuse kuulutajaks peame me olema mitte sellistes suurtes asjades, vaid igapäevases praktilises elus. Võtame kas või sellise väga lihtsa asja. Viimase 10 aasta jooksul on siin kirikus ristitud ja leeritatud kokku umbes 100 noort. On last ja noort kokku, mis tähendab seda, et umbes 40 last on ristitud, umbes 60 noort on leeritatud. Ja nüüd see, kas nendel noortel on elus tekkinud ja tekib elus kirikus käimise harjumus ka pärast leeripäeva. See ei sõltu kirikust, see sõltub kodust. Kas sellest kodust on pärast ristimist lapsega ka kirikus käidud usinasti jõustavalt. Niimoodi, et noorel inimesel tekib soov ja vajadus selle kiriku liikmeks leeriunistamise kaudu saada. Või on siis nõnda, et peale ristimispäeva järgmine kord, kui kirikusse tullakse, on siis, kui noor inimene leeri tuleb. Siis tekib see küsimus, et aga miks noorel inimesel peab siis tahtmine tekkima leeri tulemiseks. Või siis kas või näiteks selline asi, et pikk pandeemia aeg, mis varsti peaaegu 2 aastat on kestnud, on kõikides kirikutes ja kogudustes suure mõra löönud kirikus käimistesse. Sellepärast, et inimesed ei ole saanud vahepeal kirikusse tulla. Siin Kanadas eriti oli ju peaaegu aasta aega seesugune olukord, kus väga-väga paljud kirikud ei julgenud oma uksi lahti teha. Oli ka põhjust karta. Meie oleme oma väikese kogudusega selles mõttes õnnistatud olukorras, et kuni 10 inimest oli lubatud ja nagu me siin tänagi näeme, ega meil annab siin tükk ajad vaeva näha, et 10 inimest kirikusse saada ka siis, kui piiranguid ei ole. Ja olude sunnil pidid väga paljud kogudused oma tegevuse ümber korraldama, ka meie korraldasime oma tegevuse nõnda, et pühapäevastest palvustest ja jutlustest saavad inimesed osa kodus olles videosalvestuse kaudu. Aga nüüd ollakse sellega ära harjunud ja juba hakatakse nurisema, et miks näiteks ei olnud septembrikuu lõpus ja oktoobrikuu alguses postitatud meie koguduse Facebooki gruppi pühapäeval salvestatud jutlust. Sellepärast, et inimesed on harjunud, et nüüd saab kiriku kodust kätte. Ja paljudele on siiamaani uudiseks, et tegelikult praegu piirangud kirikusse tulemiseks ei ole muud kui see, et maski tuleb kanda, kui kirikupingis istuda. Ja üksteisest tuleb natukene kaugemale hoida ja kirikusse võib tulla nii palju inimesi, kui mahub üksteisest distantsi hoides kokku tulema. Meie võiksime siia 6-70 inimest rahulikult kirikusse niimoodi ära paigutada.
Kristuse saadikuks olemine on meile kõigile antud pühas ristimises. See on ühest küljest meile suur õnnistus ja võime ütelda, et see on ka meie vanemate heast tahtest või kui keegi täiskasvunul ristitakse, siis tema vabast tahtest antud õnnistus. Aga see on meile ka eluaegne kohustus. Vabadused ja vastutused käivad alati käsikäes. Ei ole ühtegi vabadust, mis inimese vabastaks vastutusest. Ja ei ole ühtegi vastutust, mis inimesele selle vastutuse kandmiseks vabadust ei tingiks. Sageli on seesugune arusaamine, eriti evangeelses maailmas, ehk siis reformatsiooni järgses maailmas, et nüüd, kui piibliraamat on kõikidel emakeeles kättesaadav, siis on kõikidel õigus ja vabadus seda piiblit tõlgendada täpselt nii, nagu neile pähe tuleb. Ja väga suur õnnistus olekski see, kui igaüks loeks piiblit ja igaüks püüaks ise sellest piibliraamatust aru saada. Aga tegelikkus näeb välja selliselt, et on mingisugused sellised üldtuntud käibetõed, millel ei pruugi piibli tekstiga ja piibli teksti sisuga enam mitte midagi ühist olla. Ja seda heietatakse ja keerutatakse ja pärandatakse nagu rahvaluulet emalt tütrele, isalt pojale, aga piibliraamatut kodus lahti ei tehta. Ja nõnda võib juhtuda, nii nagu juhtus Luteri päevil, et väidetavalt kõik olid justkui ristiinimesed. Terve Euroopa oli kristlik, aga arusaamine Kristusest oli niivõrd ähmane ja olematu, et Luter pidi kirjutama suure katekismuse ja väikese katekismuse selleks, et mitte ainult koguduse liikmed, vaid ka vaimulikud saaksid ühe õpperaamatu, millest ristiusu aluseid ja piibli põhiõpetuse postulaate õppida ja neid järgima ennast harjutada. Meiegi oleme praegu seesuguses ajas, kus Kristuse kuulutamine peaks olema iga ristiinimese kõige suurem ja kõige olulisem ülesanne üleüldse siin maailmas. Sest sellises sekulariseerunud maailmas, nagu me praegu elame, kus koolides usuõpetust ei ole, kus kodudes kirikus käimise traditsioon jääb ainu vähemaks ja vähemaks, pühapäeva hommikul minnakse sportima ja minnakse vaba aega veetma ja harrastatakse paljusid muid tegevusi pühapäeval. See tähendab seda, et meie jaoks, kes me oleme see väike hulgake, kes on alles jäänud ja kes veel püsib selle sõna ja sakramendi osaduse juures, meil on Kristuse kuulutamise kohustus seda suurem ja vastutusrikkam. Aga seda ei saa teha siis, kui me piibliraamatut ei loe. Siis, kui me tões ja vaimus iga päev ennast sellesse tõesse ei püüa rohkem ja rohkem juurduma istutada. Ja veel on üks oluline sõnum, mis selles tänases evangeeliumi sõnas meile on antud, kuidas Jeesus ütleb. See, kes võtab vastu selle, kelle mina olen läkitanud, võtab vastu minu. Ja kes võtab vastu minu, see võtab vastu selle, kes minu on läkitanud. Tee Jumala juurde algab siin maa peal. Teekond igavikku
ülestõusmisesse algab siin maa peal. Ja see tähendab ka seda, et Jumalani jõudmiseks me peame kõigepealt inimestele üksteiseni jõudma. Tänane maailm on väga polariseerunud. Ja see polariseerumine tähendab seda, et igaüks arvab, et tema tahtmine ja tema arusaamine asjast on see kõige püham ja kõige õigem. Selleni me oleme jõudnud tänu sellele, et rohkem kui pool sajandit on sellises läänelikus kultuuriruumis kasvatatud individualismi ja usku iseendasse. Iseendasse uskumine on üks üsna räbalusk. Sellepärast, et keegi ei peta meid rohkem kui meie ise. Ja kellestki teises me ei pettu rohkem kui iseendas. Usk iseendasse on, piltlikult võib öelda, et see on nii nõrk usk, et kui me juba haamriga pöidle pihta oleme endale löönud, siis see usk on mõranenud. Sellepärast, et siis me tajume seda, kui haavatavad, kui ekslikud, kui nõrgad me tegelikult oleme. Kunagi tegin ühte tööd ja selles töös oli tarvis kasutada väikest matkakirvest. Ühe väikese liistu lahti löömiseks ühe puitdetaili küljest. Ja ma oskasin seda lüüa niimoodi, et lõin oma pöidla servast ühe tüki maha, niimoodi, et selles tükis oli natukene nahka, natuke liha ja natuke küünt. Konti ei olnud. Ja see oli minu jaoks täielik šokk, kui valus see võis olla esiteks ja teiseks, kuivõrd totaalselt seesugune vigastus inimese füüsist ja emotsioone ja kõike sellist asja mõjutab. Sellepärast, et sõrmeots on niisugune koht, kuhu on väga palju närvilõpmeid koondunud, sellepärast, et muidu me ei tunneks ju käega ühte või teist asja võttes või kas või iseennast puudutades seda, kui tugevalt või kui ettevaatlikult me ühte või teist asja puudutame. Ja see oli minu jaoks täiesti üks õpetlik kogemus, kuivõrd haavatav inimene võib olla suhteliselt väikese vigastuse tõttu. Ma ei usu, et see tükk, mille ma enda küljest ära lõin, 2 grammi kaalus, aga elu tegi hapuks õige mitmeks päevaks. Usk iseendasse on üks väga nõrk usk. Ja õnnetud on need inimesed, kes iseenda tarkusesse ja iseenda arvamisse ja iseenda emotsioonide vabadusse niivõrd usuvad, et sinna kõrvale teiste märkamist ja ühiste eesmärkide ja ühise tuleviku ja ühiste väärtuste eest võitlemine ei mahugi. Mitte võitlemine, vaid seismine. Paljude asjade pärast, mille pärast me siin enesesse uskudes armastame võidelda, ei olekski tarvis üldse mitte võidelda, vaid rahumeeles ja üksmeeles neid õigeid asju teha. Ja sellepärast, kui Jeesus ütleb, et kes võtab vastu selle, kelle mina olen läkitanud, see võtab vastu minu. Ja kes võtab vastu minu, see võtab vastu selle, kes minu on läkitanud. Kaasinimeste silmis ja näos me näeme Jumala nägu ja Jumala silmi. See on olnud Kristuse õpetus.
ja see tähendab ka seda, et väga oluline on, kuidas me oma kristlikke väärtusi ja Kristuses meie jaoks olulisi hoiakuid õpime oma kaasinimestega jagama. Kui keegi arvab, et seda sõdides peab tegema, siis maailm läheb lõhki. Kui keegi arvab, et seda eestpalves ja üksmeeles tuleb teha, siis maailm saab paremaks. Sellepärast on mitmesuguseid saadikuid. No näiteks diplomaadid on ühe või teise riigi saadikud teisel maal. Ja diplomaadid peavad väga hästi kaaluma seda, kuidas, kellele ja mismoodi neid sõnumeid edastada, mida teda saatnud maa on teda pannud edastama ja kandma. Diplomaadid ei saa jalaga trampida ja oma õigust nõuda, vaid selline mõiste nagu diplomaatia tähendab eelkõige viisakust, tasakaalukust, järeleandlikkust ja kompromisside leidmise oskust. Eks Jumala saadik ja Kristuse saadik olemine tähendab tänases maailmas täpselt seda sama. See tähendab kõigepealt Jumala austamist, eneseväärikuse ülesehitamist Jumala austamisele ja ligimise armastusele. Ja siis on võimalik siin maailmas suuri mägesid teisale tõsta. Andku siis see tänane pühapäev meile usku, lootust ja armastust südamesse, mis on Kristuse teenistuses selle kõige kaudu, millega Kristus on tulnud meid teenima. Tema ei tulnud kellegiga sõdima. Tema tuli, et oma armastust ja lepitust lunastuses meile omaseks teha ja meid tema omaks vastu võtta. Aamen. Tõuseme nüüd tunnistama oma püha ristiusku üheskoos häälega kaasa lugedes apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja jääme nüüd üheskoos eestpalvele maa ja rahva eest.
et võiksime sinu järelkäijatena sinu tunnistajad olla. Aamen. Võtame nüüd istet, teatada on meile, kes me täna siin oleme ja ka neile meie kaudu, keda täna siin ei ole, et kui Jumal aitab ja me elame, siis järgmine jumalateenistus siin Toronto Peetri kirikus on pidulik tänu jumalateenistus tuleval pühapäeval, 24. oktoobril ja see on siis tänu jumalateenistus selle puhul, et selle aasta jaanipäeval, 24. juunil sai meie kogudus vastu võetud Evangelical Lutheran Church in Canada koosseisu ja sellel puhul tuleb meie keskel üheskoos meiega jumalateenistust pidama LCIC idapiirkonna piiskop Michael Price, kes jutustab sellel pühapäeval ja kes viib läbi ka sellise liturgilise tseremoonia, millega siis kinnitatakse meie koguduse vastuvõtmist selle kohaliku Kanada synodi koosseisu. Ja kuna see on selline oikumeeniline rõõmupäev, siis on meie keskel ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilmaa ja Eesti Kiriku piiskop Tiit Salumäe ja laulab siis tuleval pühapäeval meile Haapsalu toomkoor. Kuna kõik siinsed kohalikud koorid ei ole vahepeal harjutada saanud, siis ongi meil hea, et see Haapsalu toomkoor, kes tegelikult planeeris juba oma reisi siia Kanadasse 2019. aasta kevadel, nüüd 2020. aasta kevadel, siis nüüd selle aasta sügisel saab siis lõpuks meie keskele tulla ja meid sellel tuleval pühapäeval muusikaga teenida. Veel on teatada seda, et oktoobrikuu viimasel pühapäeval, 31. oktoobril, on siis usupuhastuspüha ehk siis reformatsiooni aastapäev ja siis pühitseme seda päeva, mil mõtleme sellele, kuidas Martin Luther reformatsiooni alustajaks sai ja kuidas see reformatsioon kulges ja täname Jumalat selle eest, et ka kõigi nende segaduste keskelt läbi tulles, mida see reformatsioon terves Euroopas endaga kaasa tõi, maailm siiski jäi terveks ja meie usk sai natukene puhtamaks. Aga selle usupuhastusega peame tegelema iga päev, igaüks iseendas. Kellegi teise usku puhastada, see on lootusetu ettevõtmine. Ainult oma usu puhtana hoidmine on see, millega üks inimene tegutseda ja tegeleda saab. Ja veel on teatada seda, et tuleval pühapäeval 24. oktoobril pärast jumalateenistust toimub meie koguduse täiskogu koosolek, korraline täiskogu koosolek ja toimuvad sellel täiskogu koosolekul ka uue nõukogu koosseisu valimised. Ja kuna on pandeemia aeg ja kehtivad pandeemiaaegsed piirangud koosolekutele ja sellistele kooskäimistele, mis ei ole igapäevased ja koguduse jumalateenistuslikku rutiini ei kuulu, siis koosolekutele kehtib selline nõue, et me peame kontrollima seda, et koosolekule saavad sisse need, kes on vaktsineeritud, ehk siis see tähendab seda, et vaktsineerimise tõend tuleb kaasa võtta koguduse täisõiguslikele koguduse liikmetele, keda on 89 ja neid võib veel siin viimaste päevade jooksul juurde tulla, sellepärast et mitmed koduarmulaua soovimised on veel täita selle nädala sees. See tähendab seda, et kõigile neile, kellel on siis liikmeannetus selle viimase aasta jooksul
mis on siis viimasest täiskogu koosolekust alates kuni siis tänase päevani, kelle see liikmeannetus on annetatud ja kes on selle aja sees vähemalt korra armulaual käinud, neile on saadetud juba kutsed kätte ja kui keegi veel vahepeal jõuab oma annetuse teha ja kas või koduarmulauda vastu võtta, siis saab neid veel lisada. Aga selleks, et me suudaksime siin kõikidele koosolekust osavõtjatele turvalised tingimused luua niimoodi, et me üksteist kogemata ka ei nakata. Selleks on siis 2 asja. Me peame ennast eelregistreerima, sellepärast et kõik koosolekule tulijad peavad olema registreeritud ja see eelregistreerimine kestab siis eeloleva reedeni 22. oktoobrini ja teine asi see, et me peame kontrollima, et inimesed, kes tulevad, on vaktsineeritud, sest me ei saa seda vastutust endale võtta, et saame kellelegi saatuslikult nakatusallikaks. Ja veel on selline korraldus siis sellel aastal, et sellel aastal siis esimest korda täiskogul vastavalt meie koguduse uuendatud põhikirjale on võimalik hääletada ka volitustega. See tähendab seda, et üks täisõigusliku koguduse liige saab volitada teist täisõigusliku koguduse liiget ja ühel inimesel saab olla ainult üks volitus. Nii et seda on siis ka tarvis registreerimisel teada anda, selleks, et me saaksime siis kvoorumilehe ette valmistada ja ei oleks koosoleku registreerimisel sellega probleemi, aga see volikiri peab olema inimesel füüsiliselt kaasas, seal peavad olema nii volitaja kui volitatu allkirjad, nii et need kuuluvad protokolli juurde lisamiseks, nii et kui seda füüsiliselt volikirja juures ei ole, siis see volikiri ei kehti. Nii et see on nii nagu piibliraamatuga, et suuline pärimus ei ole see, mis kehtib see, mis on kirja pandud. Nii et on meil see nädal suureks ettevalmistuseks, nii külaliste vastuvõtmiseks kui täiskogu koosoleku ettevalmistamiseks. Kanname siis seda eestpalves ja mõtleme siis selle pidupäevale, pidulikule tänu Jumala teenistusele ja ka sellele, et sellel päeval teeme tööd ja Jumala riigi asja ajame edasi. Nõnda siis tuleval pühapäeval kell 2 pärast Jumala teenistust on täiskogu koosolek ja kell 11.30 on pidulik tänu Jumala teenistus. Aga rahu Jumal ise pühitsegu kõik, mis meis on. Meie vaim, hing ja ihu oleks laitmatult hoitud Issanda Jeesuse Kristuse taastulemise päevani. Aamen. Laulame nüüd üheskoos palvelaulu ja paneme selle palvelaulu ajal kokku ka tänased ohvriannid. Issand õnnistagu igat andi ja igat annetajat ja need, kes videosalvestust järgivad, saavad teha e-transferi meie kogudusele, kui on soov tänases korjanduses osaleda. Ka need annetused on teretulnud ja õnnistatud meile kõikidele.
Amen.